Ready? Tere! Tead sellist asja nagu fishing? Ei, mitte päris see. Fishing kui kalastamine, aga ainult, et kalastatakse sind. Ehk siis õngitsuskirjad. Need on need kirjad, mis tulevad sulle SMS-iga või e-mailiga ja nende kirjade eesmärk on siis sind õnge tõmbata. Tahetakse kätte saada sinu isiklikke andmeid või siis tahetakse sinult otse raha välja petta. Need kirjad on läinud viimase ajal isegi nii heaks, et nendest sünnib järjest rohkem pahandusi. Kui vanasti olid sul Nigeeria printsid, Kanada onud, kes tahtsid sulle saata $100 000 lihtsalt niisama päranduseks, siis nüüd on asi natukene juba edasi arenenud. Ühe viimase sellise kirjaga saadi ligipääs isegi sellistele Twitteri kontodele nagu Barack Obama, Bill Gates ja Elon Musk isiklikult. Tulemuseks peteti välja $100 000. Õngitsuskirja reedavad ära need 4 märki. Esiteks, kirja saateks on mõni tuntud ja usaldusväärne ettevõte, nagu näiteks Swedbank, Dropbox või kas või Tele2. Aga see pole päris ametlik e-maili aadress, kus see kiri saadetakse, vaid seal on sees mõningad veidruseid. Kui peaks nägema sellist või hoopis sellist kirjapilti, siis tea, et asi pole päris õige. Kui midagi tundub kahtlane, siis tasub seda aadressi guugeldada ja võrrelda seda päris ametlike e-maili aadressidega. Teine punkt. Sulle saati kiri, kus on sees link, millele palutakse sul klikkida. Näiteks, et uuendada oma pangaandmeid. Aga pea natukene hoogu, nagu vana Eesti rahvas ütles, siis 9 korda mõõda ja 1 kord kliki. Selle lingi taga võib olla kuri kavatsus saada kätte sinu isiklikud andmed, nagu näiteks pangakaardi andmed. Selleks, et teada saada, mis urliga on ikkagi tegu, tasub hiirega sinna peale minna ja natukene oodata. Siis sa näed, et kas tegu on kahtlase urliga või mitte. Mida kahtlasem url on, seda suurem on tõenäosus, et tegu on petukaga. 3. punkt. Kirjavead. Õnneks on eesti keel maailmas niivõrd vähe levinud, et kui mõni Poola kodanik peaks sulle saatma kirja, siis on arvatavasti tõlgitud Google Translate'i abiga. Ja see tähendab, et sealt kirjast leiad sa ka ohtralt kirjavigu. Endast lugupidav suurettevõte seda ei teeks, seega ole valvas. 4. Ootamatult saadud kiri sisaldab ääretult olulise sisuga manuseid. Näiteks sinna on pandud sinu palgaandmed või seal on sisu, mida tegelikult sinu silmad ei peaks nägema. Tunned, et pulss läheb ülesse, käed hakkavad natukene värisema ja siis klikid selle kirja kohe lahti. Aga selle tulemusena installitakse sinu arvutisse pahavara, mis hakkab siis sinu tegevust jälgima. Seega, kui manus tundub vähegi kahtlane, ära igaks juhuks selle peale kliki. Sellisel juhul tasub ühendust võtta selle ettevõttega, kelle nimelt see kiri sulle saadeti. Nemad siis saavad öelda, kas see on tegelikult ka päris enda kiri või on tegu petukirjaga. Ja lisaks nad saavad hoiatada teisi enda kliente taoliste kirjade eest. Ja nii ongi. Seega, ole valvas, ära igaks juhuks kuskil ringi kliki ja kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt nii ongi. Selles korras kõik. Tšau, paka!